puusasirjutused plokksüsteemil. Nüüd selle harjutuse puhul on iseäranis see, et kui me seda harjutust sooritame, siis me lükkame puusad taha, ringkere tuleb ette, saavutame enam-vähem sellise täisnurga lülisamba ja reite vahel ning me lükkame puusad ette tagasi. Ehk siis algselt võib tunduda, et ta meenutab väga palju just Rumeenia tõmmet, kuigi tegelikult suhteliselt vähe. Oluliselt lähemal on see harjutus tegelikult puusasirjutustele kangiga. Miks? Kuna üleval asendis, kui me lükkame puusad ette, on see nii-öelda jõuvektor või see jõud, mis kehast läbi jookseb horisontaalne, ta ei tõmba meid alla, vaid ta tõmbab meid taha. Selle tulemusena on koormus alaseljal oluliselt väiksem, aga tuhara lihasele just harjutuse lõppfaasis oluliselt suurem. Samas nõuab ta oluliselt rohkem suuremat stabiilsust, kuna me peame püsti asendit säilitama, nagu plokk meid tagant pidevalt tõmbab. Aga ikkagi suhteliselt hea harjutus, kui on eesmärk treenida tagumisi lihaseid, selgmisi ja tagumisi lihasgruppe ning seda võimalikult väikese lülisamba koormamisega.